ja Pärnu alustab kohtumist. Pikk pall on edukas ning Vjatšeslav Zahovaiko otsitakse sealt üles, kuid Jasperile ning vahetused oli siin hästi läbi mängitud ja Zahovaiko kastis. Proovib palli hoida, pall keskele. Ja Kristjan Tamme peab. Ja Henri Hansson saab siit sellise võimaluse praegu. Jasperit lihtsalt kandiku peal, kuid nurk on... Roosnot leiab vahelt sõiduga ilusti üles sealt. Omad mängijad pall kasti, Zahovaiko. Ja rist latis käib pall ära. Kas vilistati penaltisid ja nii on. Zahovaiko versus Kristjan Tamme. Zahovaiko lööb ja Kristjan Tamme toob ära. Super tõrje Kristjan Tamme poolt. Noor mees laenulepinguga Levadiast siin Pärnus, kes on kõige kõrgemale ning võttis palli hetkeks omadele, kuid ja Gert Kütet värav. Henri Hansson viib Pärnu 1-0 juhtima. Mis seal toimus praegu? Tundub, et mingi arusaamatus Paide kaitseliinis ja Gert Kütt ei jõudnud sinna pallini ning Henri Hansson. Samal ajal kui Leokin pääseb Paide kaitseliini eest, pall keskele. Hansson 2-0. Henri Hansson 2-0. Supermäng Pärnu linna meeskonnalt, kes on siin viimase 5-10 minutiga niimoodi elavnenud. Muidugi super eeltöö Leokinilt. Ja ohtlik pall siin alla, kus Zahovaiko. Pall alla on taaskord terav ja ohtlik ja värav. Põrkab väravasse, keegi ei saa pihta, Zahovaiko saab oma hooaja 14. värava kirja. Ja siin läheb veel põnevaks. Mõlemad treenerid on püsti jalul juba. Henri Hansson pöörab ja pääseb kahest mängijast sealt praegu mööda, võtab kolmandat ja jookseb kolmandast mööda. Hat-trick on praegu võimalus ja jõuab vahele, kas on Novopašin. Ja suluseisu tundub, et ei ole Toomas Pent täiesti üksi 1-1 praegu. Milline võimalus mäng ära lõpetada? Lööb ja värav! 3-1. 3-1 Toomas Pent pääses praegu niimoodi läbi ja ei eksi Toomas Pent sellise olukorras. Küti jalast, kuid siiski väravasse. Ja lõpuvile on kõlanud. Pärnu võtab kõik 3 punkti kodus.